Nüüdseks on avatud spa konverentsikeskus ja loomulikult ka siia juurde kuulub hotell V-spa. See on Baltikumi suurim ja meie käisime siin paar päeva tagasi vaatamas, kuidas ettevalmistused lähevad selle jaoks, et see juba külalistele detsembri alguses avada. Ja ennem kui spaasse saab, siis loomulikult tuleb riided ära vahetada ja siin on neid kappe, ütleme, et päris suur hulk ja täpsemalt 300. Nii et spa mahutab korraga 300 inimest. Siin on kõik koos, mehed ja naised, loomulikult riided vahetatakse eraldi. Aga mis me siin riietuskappide juures ikka pikalt peatume, lähme vaatame hoopis selle spa üle. Esmamulje nüüd siia sisse tulles oli väga hea, siin on väga ägedad valguslahendused ja üldse siin olek tundub väga chill, nii et läheme vaatame, mida kõike see spa siin endast kujutab. Kohti, kus siin lõõgastuda saab, on väga palju mitmeid, siin on näiteks soojad diivanid, mulle meeldib nii öelda, kus sa saad istuda. Loomulikult on siin baar ja saad siin kohvikus head ja paremat sööki nautida ja ega ei puudu ka siit saunad, siin on näiteks nüüd aroomisaun, aga mina tean, et kokku peaks olema siin 11 sauna, nii et ilmselt see ei ole siin ainukene saun. Ja kui soovite saada sellest melust ja lärmist puhkust, siis on siin üks selline puhkeruum, kus saate nautida vaikust ja loomulikult ei puudu ka siit vaade linnale. Spaades siin on erinevaid basseine mitmeid, on siin mullivanne ja loomulikult sinna juurde käivad lisad, olgu need siis massaažid või kõik muud. Lastele on ka siin mitmeid tegevusi ja basseine ja mis on veel hea on see, et saab külma ilmaga nautida väljas olevat mullivanni, kus on ilmselt väga hea soe ja lõõgastav istuda. Nüüd oleme siis jõudnud siia, mis on minu jaoks ja ma loodan, et ka teie jaoks see kõigem ehk siis saunamaailm. On meil siin olemas puuküttega saun, kus saad ikka korralikult kere kuumaks kütta ja kui me vaatame siin seda basseini, siin on mõnus külm vesi, saad ennast karastada. Ja kes nii kuuma sauna ei kannata, siis on olemas siin aurusaun 50 kraadi, õhuniiskus 100, siis on seal daamid nautimas kadaka sauna, kus on kraadi 70, niiskus on 30, ilmselt on siin hästi hea lõht sees. Ütlevad ka, et on hästi hea. Ja siin on siis selline huvitav duširesüsteem, et kui oled käinud saunas ära, saate siis nautida neid erineval viisil, erineva temperatuuriga, et loomulikult tuled saunas, tõmbad vops endale külma vett pähe, siis liigud edasi, siin on nüüd ainukene asi, et ma ei tea, kas siin on mingid automaatkohad ka, et nii kui ma ei läinud, nii et ilmselt on ikkagi vajutad nuppu, siit siis tuleb ülevalt vesi erinevate massaažidega, siit samamoodi tuleb ülevalt vesi, siin saame ilmselt õlgadele teha massaaži ja kui on õlgadele massaaž tehtud, siis ilmselt siit käid niimoodi läbi ja kõik sinu keha saab masseeritud. Ja on siin veel ka neid saunasid. Siin on siis Vene baania, kus on 60 kraadi, niiskus 40, et kui me siit sisse korraks vaatame, et uurime, kas leil on hea? Leil pidi olema hea, nii et ma arvan, et kõik saunad on siin väga super. Siin nüüd, mis täna veel ei tööta, aga siin saad jalgadele teha vanni ja ega see ei ole kõik, sellepärast, et saunamaailm on siin kahel korrusel. Ja kui kuskile reisile ei taha või ei saa minna ja tahaks panna oma jalakesed liiva sisse, siis siin on nüüd selline huvitav tuba, kus sa saad siis nautida tõsist soojamaa randa. Istud liiva peal, naudid muusikat ja lõõgastud.
siin on erinevad saunad, siin on aurusaun 50-kraadine niiskus 100 nagu ikka aurusaunades ja kes on käinud Türgis, siis loomulikult teab, mis asi on hammam. Hammam on loomulikult väga hea asi, ma ei tea, kas siin on nüüd keegi, kes hakkab siin pesema, olgu see mees või naine, aga igal juhul eheda näeb välja. Siin on meil siis soolamaailm, soolamaailmas on meil erinevad saunad ja on meil siin soolakivisaun 60 kraadi niiskus ainult 10–20%. Seal on meil siis soola aurusaun ja ka soolabassein, nii et kõvasti on siin soolaga tegemist, nagu ka see maailma nimi ütleb. Veespa on külastajatel uksed avanud, aga meil on veel plaanis mõned arendused. Näiteks gaasikamin tuleb jaanuaris, Taosensa tuleb veebruaris, aga külastajatel on avatud. Mõned üksikud asjad on veel puudu. Kui varem pidi Tartu inimene mõtlema, et tal ei ole aega, et tal on vaja minna puhkama kuskile perega Egiptusesse või Türki, mis pole üldsegi väga turvaline, siis nüüd ta saab kõik lühipuhkused veeta meie enda linna spaas. Aga kas on ka midagi nüüd Veespaal tuua välja, mis teeb Veespa teistest võib-olla natukene erilisemaks või on siin teil miskit sellist, mis on nagu kõige-kõige? Esiteks, meil on kõige suurem spa, 2500 ruutmeetrit on külastajatel avatud. Meil on 11 sauna, 11 basseini ja mullivanni ja 11 hoolitsuste ruumi. Ja spa muudab eriliseks see, et meil on siin eraldi nagu maailmad. Meil on saunamaailm, kus on siis veel dušimaailm omakorda ja lõõgastusmaailm. Ja siis meil on veel olemas soolamaailm, kus on siis mõnus vee peal hõljuda. Hoolitsuste maailmas on meil hoolitsusi nii väikestele printsessidele kui rammumeestele, samuti on meil ka taimassöörid tööl, nii et saate ehtsat taimassaaži nautida ja oleme mõelnud igale vanusele nii ilu kui heaolu kui ravihoolitsusi, et kõikidele oleme mõelnud. Kui te arvate, et mõtete kogumine spa jaoks või nende elluviimine on lihtne, siis ma toon ainult ühe väikse näite, et siin paar aastat tagasi, kui spa loome oli veel selles staadiumis, et mida ja kellele. Väiksed jooned paberi peal, kas saunasid nii palju, kas basseine nii palju, siis grupp meie töötajaid, mina nende hulgas sõitis läbi Euroopas üle 20 erineva termi ja spa. Kodus naerdi ja öeldi, et sul aga töö. Sõidad kuskile, käid saunas, käid ujumas, tuled tagasi ja räägid, et tegid tööd. Te proovige käia päevas 3 spaad läbi. Kallid daamid ja härrad, wifi-ühendused ja kõik muud jutud. Asusid ennast ära, nupp on vajutatud, ütlesin ametlikult Veespa, ka meie spa loomulikult avatud.